mees, kes tegelikult väga korraliku turniiri teinud, 4 väravat, 1 väravasööt ja selgelt ikkagi viga ei anta ja see Ivan Barton on niisugune konkreetne kohtunik ja vaatame, kuidas täna hakkab oma käežestidega tegema, aga Kylian Mbappé siin palliga. Kas võib tänasest kohtumist mängivad, siis võiks ju head mängu oodata siin. Mbappé saab nüüd palli ka, lükkab edasi. Luka Tiim võimalik palliga tulla, nüüd tuleb täpne sööt leida. Uuesti Rabiot. Barcola, sööt keskele Mbappele. Mbappé otsib siin senderdust. Prantsusmaa tulemas ja superpall Kylian Mbappele, Unai Simon väravast väljas, aga Mbappé läheb veel sättima, aga jääb palli omanikuks. Ei saa löögile. Natukene vähem riski võetes nad mängida võiks, kui nüüd Kylian Mbappé hästi võidab selle palli tagasi, kas leiab siit söödu äärele. Jaa, aga selles mõttes, et mees täie hingega teeb ja siin Kubarsi ei astub siit saada Rabiot. Nüüd on söödu võimalus, Rabiot paneb selle palli teele, Mbappé ei saa palli. Ja 30 sekundit on jäänud meil esimese poole lõpuni. Barcola Porro vastu, lükkab keskele Mbappele, Mbappé hakkab tulema, hakkab siin ette võtma, kukub pall. Aga mida mäng edasi, kui see seis sellisena püsib, siis Hispaania pigem kukub allapoole. Ma arvan, et sealt ka rootslasest kohtunikult abi, tänane 4. kohtunis, aga suures pildis kogu aeg raskusi tekitab seal Prantsusmaa kaitseliinile. Mbappé, Deschamps need vangerdused ära teeks, et vaevalt ta tahab siin Kylian Mbappét välja võtta. Mbappé palliga tulemas ka, tuleb mööda äärt, nüüd tuleb terapall ja... Aga nägime siis, oli see välja, no ebaõnnestunud mäng täna temalt. Mbappé. Hispaania ikkagi finaali seal jõudnud. Ja teavad, kuidas neid suuri mänge mängida, kui sinna jõutakse. Mbappé nüüd kogumas kiirust ja Lamine Yamal võtab siin Kylian Mbappé maha.